tere aiandusuvilised! Kevad on käes ja selle heitlik ilm, mis vaheldub suvise sooja ja talvise külmaga, on meid paljusid õue juba toimetama meelitanud ja väga paljudel on praegu juba ka kasvuhooned ju valmis sätitud. Ometi läheb veel aega, enne kui me saame oma soojalembased taimed, nagu näiteks tomatid, paprikad, kurgid siia sisse tuua. Ja mulle tundub, et ka praegu läheb veel aega umbes 4-5 nädalat enne, kui saab täie kindlusega need soojalembased taimed siia kütteta kasvuhoonesse sisse tuua. Mistõttu, kui nüüd nutikalt planeerida, on meil võimalik neid nädalaid ära kasutada ja kasvatada endale toitainetihedat värsket rohelist materjali. Nii et ka mina varusin endale nüüd Horticumi e-poest mõned seemned juurde. Osad taimed ma olen juba ära külvanud, neid ma kohe ka näitan teile lähemalt. Aga varusin siia veel juurde osad lehtköögiviljad ja ka osad maitsetaimed, kes siis tulevad selle heitlikuma ja ka jahedama perioodiga väga hästi toime. Nimelt on meie enim levinud lehtköögiviljad oma olemusel pikapäevataimed, mis tähendab seda, et selleks, et nad õitseksid ja meile seemneid kasvataksid, vajavad nad pikemat päeva kui 12 tundi. Aga meie aednikud, meie kasvatame neid kui lühipäevataimi. Ja praegu ongi päevad paraja pikkusega ja ka see jaheperiood, mis praegu on tegelikult, on meie kasuks, mitte kahjuks. Ja lühipäevataimedena me kasvatame neid sellepärast, et kui päev on ikkagi lühike, siis need lehtköögiviljad ei armasta endale kasvatada seda õievart, mis öeldakse, et taimed hakkavad putkema või ennakõiduma, vaid selle asemel nad hoopiski kasvatavad endale sellise lupsaka leheroseti, mida meie siis tarbida tahame. Igatahes, kui on võimalik targalt planeerida ja kui kasvuhoone on olemas või ka mingisugune tunneli moodi variant, siis tegelikult on see väga suur privileeg, et me saame endale ise värsket toitu kasvatada. Kõige paremini talub seda jahedust redis ja tema on selline taim, et tema võib juba seal 2-3 soojakraadi juures kiiresti idaneda. Nii et minul on siin ka juba nädalavanused tõusmed, väga kenasti on näha idulehed. Ja redisega on selline lugu, et kes soovib või kellel on juhtunud nagu minalgi, et ma olen teinud liiga tiheda külvi, siis võib temal ka esimesi pärislehti salati sisse juba noppida ja sellega siis samal ajal seda külvi ka harvendada. Aga redisele just meeldivadki jahedad temperatuurid. Nii kui tuleb soe peale ja kui juhtub ka nii, et muld läbi kuivab sellel soojal päeval, läheb tema kohe putke, mis tähendab siis seda, et tema lõpetab selle mulda oma juurika kasvatamise, see, mida meie tarbida tahaksime, vaid hoopis kiirustab ja hakkab endale õievart kasvatama. Ja sellega tegelikult ka paari päevaga väga kiiresti läheb ka selle taime alumine osa väga puitunuks ja siis ka väga kibedaks, nii et siis ta enam meile toiduks ei sobi. Aga kui on nii juhtunud, et redis on putke läinud ehk siis õitsenud, siis miks mitte seda olukorda ära kasutada neid õisi söödavate õitena või siis hiljem võtta sealt endale uuesti seenet. Teine taim, kes on ka väga tuntud selle poolest, et tema lausa armastab neid jahedaid temperatuure, on spinat. Ja spinatiga on selline lugu, et temaga on püütud teha väga palju sordiaretust, et saaks teda ka suvisemal ajal kasvatada. Et temale heidetakse ette väga palju seda ennakõidumist, et põhimõtteliselt on sama lugu, mis redisega. Et kui tema juba endale õievart hakkab kasvatama, siis see ei peatu ja lehtida endale rohkem juurde ei tee. Aga tegelikult spinati puhul ongi täiesti juba väga hea tulemus, kui ühelt taimelt saab 2-3 lehte ja sellega ongi selle taime kasvutsükkel juba läbi tehtud. Aga muidu sama lugu, kui juhtub nii, et tuleb jällegi kevad soe tagasi ja kisub suviseks ja kui ta õidub, siis saab temalt võtta seemet endale järgmiseks aastaks. Minul on juba siin kasvamas ka mõned frillise taimed. Frillis on samuti jääsalat, kes siis tuleb selliste jahedate temperatuuridega hästi toime. Ja minul siin kütteta kasvuhoones on praegu kuskil 10-15 kraadi ja ka öösel ajal tegelikult see polükarbonaat kasvuhoone hoiab päris hästi sellist soojust, olgugi et väljas on olnud öökülmad. Nii et ta on ka päris kenasti siin idanenud ja kasvama hakanud, nii et ma arvan, et nüüd kui veel jälgin ka kastmist ja ei lase tal läbi kuivada, saan ma varsti jääsalati lehti tarbida. Ja tema kõrvale kavatsen ma ka lehtsalatit juurde külvata, et ikkagi oleks
rohkem seda rohelist, mida me tegelikult praegusel ajal kõige rohkem vajamegi. Kes veel lehtköögiviljadest on tuntud selle poolest, et ta tuleb jahedaga hästi toime, on meie rukola. Ja rukola nime all müüakse ka teisi liike, näiteks siin on mul põldvõõrkapsas. Ja temaga on sama lugu, et lihtsalt külvata ja nautida. Ja samamoodi võib külvata ka teisi lehtköögivilju, näiteks erinevaid pak choice'i või siis erinevaid kalesi ehk lehtkapsaid. Ja kes armastab rohkem aasiapäraseid maitseid, siis miks mitte otsida üles sellised nimetused nagu mibuna ja misuna. Nii palju siis nendest lehtköögiviljadest, aga on ka ju maitsetaimi. Mõned, kes tulevad sellise jahedama temperatuuriga hästi toime. Kõigepealt kindlasti eestlase number 1 maitsetaim till. Tema küll idaneb kauem kui need lehtköögiviljad, mida ma just mainisin. Aga kui ta kord juba kasvuhoo sisse saab ja kui muld läbi ei kuiva, siis tegelikult me saame üsna ruttu juba seda rohelist nautida. Ja teda on ka väga tore külvata, tal on suured seemned, et tema külvil võib ka võtta pere väiksemad appi, sest kui isegi külm on liiga tihe, siis tillil tegelikult pole selle vastu mitte midagi. Ja kui teda siis väehaaval natukene harvendada, siis need kasvama jäänud taimed, nemad saavad lihtsalt suuremaks kasvada. Ja minu hinnangul number 2 maitsetaim eestlasele ongi näiteks petersell ja siin on mul laialehine sort. Temaga muidugi tuleb silmas pidada seda, et ta vajab idanemiseks kauem aega, et võib minna isegi kuni 3 nädalat. Aga kui ta kord juba selle kasvuhoo sisse saab, siis peatada pole teda enam võimalik ja kui te järjest ka neid üksikuid lehte ära võtate, kindlasti ta kasvatab uusi lehti juurde. Ja kõikidest nendest taimedest petersell on ainus, kes on 2-aastane. Nii et kui kasvuhoonesse tulevad sisse uued taimed, kes just vajavad sooja, siis võib peterselli taimed viia ka välja ja istutada avamaale ja kuna tema on 2-aastane, siis järgmisel kevadel samast kohast ta tärkab uuesti ja saab jällegi varakevadel neid samu lehti võtta. Ma loodan, et te saite siit innustust juurde ja mõned mõtted, mida enda kasvuhoonesse külvata, enne kui põhiliigid sisse tulevad. Mina lähen nüüd teen veel mõned külvid juurde, aga sulle soovin toredat aiandamist.